Lugupeetud umbusaldatav. No piinarikas oli siin. Me kuulsime tundide kaupa sotsiopaadist eneseimetleja demagoogilist ja teisi süüdistavat teksti. Piinlik ja piinarikas. No tõepoolest, kas Lea Danilson-Järg on see, kes praegu seda vangla jura ajab? Kas tema on praegu see, kes on lasknud sisuliselt isevoolu teed minna kogu seda Pihlakodu asja? No ei ole ju. See on praegu Liisa-Ly Pakosta, kes on minister ja on võtnud ministri ameti vastu võttes selle vastutuse tegeleda nende asjadega. Ja muidugi eriti alatu, aga samas ka küüniline ja rumal on süüdistada meie fraktsiooni selles, et me nõuame sekkumist prokuratuuri töösse. Ei nõua. Küll nõuame aga seda, et minister kutsuks välja peaprokuröri ja ütleks, avalikkus on rahulolematu Pihlakodu uurimisega. Avalikkus on rahulolematu Lehtme kaasuse uurimisega. Avalikkus on rahulolematu vanglate teemaga. Mind huvitab, mis on teie plaan. See ei ole sekkumine, see on kontroll. See on poliitiline kontroll ja peabki olema poliitiline kontroll, aga mitte niimoodi, et minister ei tea midagi, minister ei saa sekkuda, ministril ei ole volitusi. On küll. Valitsus saab kõike teha. Sellepärast ta valitsus ongi. Valitsus valitseb. Ametnikud ei valitse. Ja sellest tuleb aru saada. Nüüd tuleme kogu selle temaatika juurde mõnede üksikteemadega siis lähemalt. No see Pihlakodu lugu on ju lihtsalt kohutav. See on kogu meie ühiskonda šokeerinud ja kogu ühiskond näeb siin reformierakondliku ja tema satelliidi Eesti 200 ringkaitset. Ringkaitset, sest Pihlakodu hooldekodude süsteem, võrgustik kuulub reformierakondlastele ja kogu avalikkus ütleb nagu üks meel. Lugege kommentaare, lugege sotsiaalmeediat. Avalikkus ütleb nagu üks mees. Sealt ei tule mitte midagi, sest see on võimulolijate maffia. Ja siis ütleb selle peale minister, see ei vasta tõele ja mina ei saa sekkuda. Avalikkuse huvi on sedavõrd ülekaalukas, et tuleb sekkuda ja tuleb vaadata, et see asi ei jääks karistamatuks. Ja need mingisugused pakasuha sammud siin, ma olen kokku kutsunud mingisuguse, ma ei tea, ümarlaua, mingisugused muud konsulteerimise vormid. No see on ju kõik lihtsalt lolli mängimine selleks, et jätta muljet, nagu tegeletakse millegagi, aga tegelikult ei tegeleta. Ja eriti piinlik on muidugi see vanglate teema. Eesti käitub tõeliselt mageda, odava banaanivabariigina. Banaanivabariigina rendib välja, võileiva hinna eest rendib välja. Ja siis on jultumust veel rääkida umbes niimoodi, nagu Eesti saaks üleöö rikkaks äkitselt. Aga ei saa rikkaks ja ei räägita meile seda teema, mille tõstatas Anti Poolamets. Peenikeses kirjas on selgelt öeldud, et asüüli taotlemise võimalus on nendel vangidel, kes meile siia tuuakse. See tähendab seda, et kui nad vabanema hakkavad, annavad nad ilusti kenasti sisse asüüli taotluse ja ei lähe ära Rootsi, vaid jäävad siia, kuni nende asüüli taotlust menetletakse. Aga menetletakse võib-olla aasta, võib-olla 2, jalutavad ringi, hakkavad kuritegusid tegema. Statistika näitab ju väga ilusti. 50% laias laastus vabanenud vangidest läheb uuesti kuritegelikule teele. Palun lisaaega. 3 minutit lisaks. Lisaks täiesti jäetakse rääkimata see, et neil on ju vangidel on eelisjärjekord meil meditsiiniteenistuses. Ütleb, et hammas valutab, politsei eskordiga viiakse hambaarsti juurde, väljaspool järjekorda hambaarsti tooli peale, istub seal, kuni tal siis mingisugune protseduur ära tehakse ja siis läheb politsei eskordiga tagasi. Aga kes maksab? Maksab transpordi, maksab politsei,
maksab hambaarsti, maksumaksja maksab. Ei maksa hakata meile puru silma puistama, et see on Rootsi maksumaksja, kes kõik need meditsiiniteenused kinni maksab. Pluss ka kõik muud meditsiiniteenused loomulikult. Ja siis armastati meile siin korrutada ja korrutada ja korrutada ja korrutada, kuidas see on, suurendab Eesti julgeolekut. No ei tea kuidas. Ei tea, kuidas saab 600 räiget kriminaali, kes tulevad Eesti vanglasse, suurendada Eesti kuritegevust. Aga ma soovitan mõelda, eriti kui siin korrutati jälle kui praeguses julgeoleku olukorras. Aga kui praeguses julgeoleku olukorras väljub olukord kontrolli alt ja rohelised mehikesed või 5. kolonn või GRU eriüksuslased või ma ei tea veel kes, need vangid sealt ühtäkki lahti lasevad. 600 kriminaali, kõrilõikajat, vägistajat on ühtäkki Tartu linna peal lahti. Kas te kujutate ette, missugune sotsiaalne julgeolekuline katastroof see on? Aga meil on näide olemas idanaabriga, mis siis 1940. aastal toimus. Ühe esimese asjana tehti vangla uksed lahti. Öeldi, et vabastati poliitvangid. Mõni poliitvang oli ka. Põhimõtteliselt amnestia oli ju enne ära toimunud juba poliitvangidele. Aga kriminaalid lasti lahti. Väga selge taotlusega destabiliseerida Eesti võimu, destabiliseerida sotsiaalset tasakaalu, külvata segadust, näidata, nagu Eesti rahvas oleks oma valitsuse vastu üles tõusnud. Kas te selle peale ka mõtlete oma julgeoleku juraga? Teil on ju pool aju seal peas ainult, kui te valitsuses selliste julgeoleku juttudega üksteist lohutate ja hellitate ja ma ei tea, meelitate. Lihtsalt ohkama paneb. Ja kõige lisaks te ju valetate, lakkamatult valetate, süüdistades teisi küsijaid valetamises. Te valetate muuhulgas ka seda, et Rootsi allikad on meile kättesaadavad ja Rootsi allikad ütlevad, et juba aasta või isegi rohkem on Eesti ja Rootsi vahel vastavad läbirääkimised käinud. Ma ei tea, võib-olla teie ei tea seda, aga me Rootsi allikatest oleme igatahes sellise info saanud. Nii et kui te tulete siia pulti, siis lisaks loomulikult sellele sotsiopaatilisele eneseimetlusele, oma hääle imetlemisele, võiks ka lõpetada valetamise, küünilise, alatu, ühiskonda manipuleeriva valetamise. Ja juba ainuüksi selle valetamise pärast peaks minister ise tagasi astuma. Aga ma ühinen ka eelkõneleja Tõnis Lukasega, kes ütles, et terve see valitsus on ju kaotanud täielikult avalikkuse usalduse. Ja no selle valitsuse väiksem partner, Eesti 200, no selle usaldust ei ole ju olemaski. See varsti ei mahu enam isegi statistika vea piiridesse. Nii et ka see oleks põhjus Liisa-Ly Pakosta tagasi astuda, pikema jututa, uksest välja, siit majast välja, Stenbocki majast välja, ministeeriumi majast välja ja poliitikast üldse minema.